õhtust. Meil on seekord külas meie kõige kuulsam esineja, Peeter Koppel, kes on tutvustamas meile siis finantsmaailma ja seda tänu oma töökogemusele SEB-s ja kindlasti ka siis Redgate Capitali korporatsioonis. Väga huvitavaid küsimusi soovitan küsida ka juhtimise alalt, sest Peeter on ennast täiendanud EBS-is, juhiks olemise võimete oskusi ja ettevõtte praktilist arendamist. Ja kindlasti olete võib-olla kohtunud ka investor Toomasega. Investor Toomas on siis karakter, kelle üks looja seisab teie ees. Aga täpsemalt räägib Peeter ise, palun. Tervist. Mul on nüüd selline naljakas peamikrofon. Ma pean sikutama seda juhet natukene. See on vist ilmselt tantsimiseks ette nähtud, aga ma ei ole Beyoncé. Nii, tõepoolest, ma olen Peeter ja ma räägin teile päris mitmest asjast täna. Ja ärke nagu lootkegi, et te ilma küsimuste küsimiseta pääsete, sellepärast, et ma üldiselt võib-olla tegelen natukene vanematega, üliõpilastega näiteks või siis selle taseme üliõpilastega, kes ütleme on sellised 35 kuni 55 vahel ja kes leiavad, et nad on elus liiga vähe veel õppinud. Ja üldiselt väga kaval viis küsimuste kättesaamiseks on see, et valid välja kõige häbelikuma tegelase ja siis vaatad talle lihtsalt nii kaua otsa, kui tuleb küsimus ära. Ja nali naljaks, aga üldiselt kõige häbelikematel tegelastel tulevad tavaliselt kõige paremad küsimused. Nii et see, et kui keegi on introvert, ei tähenda seda, et ta peas nagu midagi ei toimuks. Aga hakkame algusest peale. Rääkida tuleks natukene võib-olla kontseptsioonist karjäär. Rääkida tuleks natukene võib-olla sellest, et mida selle puhul tasub minu meelest tänasel päeval arvestada. Sellepärast, et väga suur osa minu tööst on tuleviku mingisuguste piirjoonte ette joonistamine. Ja võib-olla räägin ka natukene sellest, ja alustangi sellest, et miks ma teen seda, mida mina teen. Põhimõtteliselt, kui ma olin teie vanune, siis mul ei olnud mitte mingisugust arusaama sellest, mida ma peaksin oma eluga peale hakkama. Ajad olid natukene keerulised, ütleme, kui ma mõtlen võib-olla just nimelt teie vanuse peale ja sama klassi, siis ikkagi olukord oli selline, et kasvasid päris kiiresti, aga kuna rahalised võimalused olid suhteliselt piiratud, siis kasvasid võib-olla natukene kiiremini, kui sa nagu uusi riideid said. Et siis põhimõtteliselt ma ikkagi käisin nagu talvel vahepeal jopega, kus käis lõppes selle koha peal ära. Et lukk läks küll kinni, aga käis lõppes kuskil selle koha peal ära. Et selles mõttes see oli parajasti selline aeg ja see tekitas minus mingisuguse sellise arusaama, et selge. Kuna minu vanemad olid nii-öelda õpetajad ja selles vanuses kasvatas ema üksi, siis ma teadsin, et õpetajaks hakkamine vist ei ole hea mõte, sellepärast, et ei taha nagu eluaeg natukene liiga lühikeste käistega jopega käia. Ja siis, sellel ajal oli hästi popp minna õppima kas majandust või juurat. Ja juuraga oli selline lugu, et jällegi majanduslik võib-olla selline piiratus, natukene väike kitsikus. Juura ainukene koht, kus Eestis korralikult õpetatakse, on Tartu ja see Tartusse elama minek tundus natukene liiga ebarealistlik ja siis läksin õppima majandust. Ja läksin õppima majandust ja siis õppisin majandust. Ja esimesel kursusel oli selgelt tunne, et see on nii surmigav, kui veel üldse saab olla. Parema meelega nagu huvitavam oleks istuda kodus ja vaadata, kuidas seina peal värv kuivab. Või kui oleks natukene kevadisem või suvisem periood, et siis huvitavam oleks vaadata, kuidas rohi kasvab. Tõeliselt nii-öelda valus, igav, imelik, ebamugav, ei haakunud sellega üldse. Ja siis saabus teine kursus.
Teises kursusel hakati rääkima sellistest asjadest nagu finantsturud. Finantsturud siis põhimõtteliselt ei ole mitte midagi muud kui koht, kus saavad kokku need, kellel on raha puudu ja need, kellel on raha üle. Selle kohta võiks öelda, et ma pean tunnistama, et ma ei tea, palju teile majandusest räägitud on, ilmselt veidikene on. Selle kohta võiks öelda, et see on majanduse vereringe ja teatavasti veri peab ringlema ja süda peab olema. Ja turud tegelikult kipuvad olema selle majanduse süda ühel või teisel viisil. Ja siis ma avastasin, et oot, aga see asi on huvitav. See asi on päriselt huvitav sellepärast, et selle siis nii-öelda teema kontekstis mitte kunagi mitte mingisugust igavustunnet ei teki, sellepärast, et kõik, mis nii-öelda toimub, väga sageli 2 teineteisele järgnevat päeva on teineteisele mingil viisil sarnased. Väga harva. Üldiselt kipub olema ikkagi niimoodi, et päevad on erinevad, üllatusi tuleb kogu aeg, mõned neist on halvad, mõned neist on head, aga action käib kogu aeg. Et see selles mõttes ma saan aru, mina veidikene rahutu hing, tähelepanuhäiret mul küll diagnoositud ei ole, aga ilmselt tõesti ma mingisuguse, ma ei kujuta ette, traktoreid müüva ettevõtte raamatupidaja olla ei suudaks ja ilmselgelt ka ei tahaks. Aga see oli siis selline teema, mis hakkas tõeliselt huvi pakkuma ja ülejäänud kontekstis siis, kui ma ülikoolis õppisin, siis kõik, mis oli sellega seotud, kõike seda ma võtsin väga tõsiselt. Kui see sellega seotud ei olnud, siis ma ütleme sellise 4 või B või selle ma ikka pigistasin välja läbi häda. Aga ütleme nii, et väga sageli ma eriti oma ükskõiksust ikkagi talitseda ei suutnud. Kui oli teemaga seotud, siis võtsin erakordselt tõsiselt, hoidsin fookuses ja sain aru, et see on vähemalt põnev. Ja see tekitas mulle ka sellise arusaama, et see võimaldab võib-olla veidikene paremat äraelamist, kui õpetajast emal sellel ajal oli. Ja karjäär iseenesest, nii-öelda tööalane karjäär, sai hoo sisse siis, kui korraldati kusjuures ekskursioon sellisesse fantastilisse asutusse nagu pank. Kõik, eks ju, ma arvan, et see oli mingisugune 3. kursuse lõpp, 4. kursuse algus. Pank oli sellel ajal täiesti müstiline. Praegu on mingisugune suur maja keset linna, kus enamasti kipuvad töötama nagu sellised tegelased, kes kannavad halli ülikonda, juuksed hakkavad halliks minema, silmad on hallid ja pilk on hall ja siis nad lähevad oma halli autoga oma halli koju. Aga sellel ajal oli põhimõtteliselt võib-olla sellel oli päris korralik selline glamuuri element ka, et kui sa saad juba ekskursiooni panka, siis sa mõtlesid, et need on teistsugused inimesed, need lõhnavad paremini ja neil on kallid kingad. Ja siis oli ekskursioon ja siis ma ütleme niimoodi vaese üliõpilasena panin ennast peaaegu õigesti riidesse ja küsisin õigete kohtade peal õiget küsimusi. Ja täiesti arusaamatul kombel helistati mulle mõned päevad hiljem ja öeldi, et kuule, et kas sa nagu tööintervjuule tahaksid tulla. Ma olin nagu, et see on, kui see on nüüd nali, siis see on üks hea nali küll. Aga olin silma jäänud, läksin tööintervjuule, küsiti keerulisi küsimusi, vastasin need ilma probleemideta ära, öeldi, et tubli 2 nädala pärast esmaspäeval, palun ole kohal. Ja minust sai selline tegelane nagu aktsiamaakler. Ehk siis mina olin see tegelane, kui te olete võib-olla filmist või kuskil näinud, kellel on ees 4 ekraani, 3 telefonid kogu aeg helisevad, üks tahab osta, teine tahab müüa, ja mina olen seal vahel ja üritan siis nii-öelda tehingu osapooli kokku viia ja loomulikult viia tehingu osapooli kokku sellisel viisil, et natukene siis nii-öelda tööandjale ka jääks. Ja ütleme selline realistlikkuse tase sellel hetkel saada selline töökoht oli umbes, ma ei tea, kui teile praegu ütleks, et te lähete, ma ei tea, NASA-sse lähete ekskursioonile ja siis teile nädala aja pärast helistatakse, öeldakse, et kuulge, et
jätsid hea mulje, et ma nüüd järgmise nagu kuule mineva meeskond on teiega arvestanud, et palun tulge nagu kohale ja paneme teid riidesse ja kontrollime, et kas teil tervis lubab. Et see tundus vähemalt sama ebarealistlik. Ometigi põhimõtteliselt see minuga aset leidis ja see töötas. Mida see mulle õpetas? See õpetas seda, et õnn soosib neid, kes on hästi valmistunud. Mina sellele konkreetsele teemale olin pühendunud, sest see mind päriselt huvitas ja see lõi eeldused selleks, et õiges kohas ma jätsin hea mulje ja mind kutsuti sõna otseses mõttes nii-öelda ülikooli pingis tegema tööd, milleni ma arvasin, et ma jõuan võib-olla 5 või 7 aasta pärast. Ja see oli minu täiesti esimene töökoht. Mul oli terve plaan, et kuidas ma selle töökohani mingisugusel hetkel jõuan. Ka see plaan tundus tõesti ebarealistlik, aga ometigi see oli minu esimene töökoht, mis tähendab seda, et kui sa valmistad ennast ette, siis tõepoolest mingisugusel hetkel ikkagi tuleb ka võimalus. Ja see võimalus on see, millest tuleb siis nii-öelda kinni hakata. Kui nüüd mõelda, et kas ma siis jäin maakleriks? Ei ja jaa. Vahepeal oli igasuguseid seiklusi ja seiklused olid sellised, et viisid mind erinevatesse huvitavastesse töökohtadesse ja tegelikult ei olnud kõik ei läinud kogu aeg hästi. Sellepärast, et kõik ei lähegi kunagi kogu aeg ainult hästi. Kindlasti te olete näinud inimesi, kellel teie meelest läheb kogu aeg ainult hästi. Uskuge mind, nemad arvavad teiste inimeste kohta täpselt samamoodi, et kuskil on mingid inimesed, kellel läheb ainult hästi. Ei. Sellised inimesi, kellel ainult hästi läheb, on väga vähe ja üldiselt nad ise ei saa aru, et neil kogu aeg väga hästi läheb. Aga selle kõige juures ma siis põhimõtteliselt olin paberimaakler. Siis ma olen järele valvanud teiste maaklerite järgi. Kuna see oli riigiamet, siis tunnistan, et see oli minu jaoks natukene liiga vähese tempoga. Ma olen kuulnud, et tänapäeval on teisiti, aga sellel ajal oli niimoodi, et kui ma tegin riigiametis nädalas 1 päeva sama tempoga tööd, mis pangas, siis tuli ülemus ja patsutas mul õlal, ütles, et kui Peeter, ära endale nüüd liiga ka tee. Nii et riigiamet ei sobinud. Siis ma olen töötanud sellises kohas nagu ajaleht. Nüüd ta ei ole enam leht, nüüd ta on lihtsalt veeb ja tsirkus seal ümber. Olen töötanud Äripäevas, ehk siis maaklerite järelevalvaja, siis turgudest kirjutaja. Ehk siis ma võtsin kogu aeg täiendasin ennast turgude teemal ja kirjutasin börsist, investeerimisest kuni lõpuks mingisugusel arusaamatul põhjusel selline välja, et mis on luksus ja mis ei ole. Ma ei kujuta ette, et 2 õpetaja poeg Lasnamäelt, kellel alles hiljuti olid natukene liiga lühikesed jopekäised, et mida see luksusest teab, aga selgus, et isegi kui ma ei teadnud, siis vähemalt see kirjutatu meeldis nii sellele, kes ütlesid, et ma võiks kirjutada, kui siis lugejatele. Ja siis juhtus selline asi jälle, kus mulle põhimõtteliselt tehti ettepanek, et kuule, et aga sulle ikkagi meeldib ju see maakler olemine. Et tule jälle, tule ole. Läksin, meeldis. Siis suurem pank helistas ühel hetkel, et kuule, et sa oled päris osav, on ju. Mõtlesin, ma ei tea ise, et ma üritan anda endast parima ja mul on nagu lõbus. Aga siis mu käest küsiti, et kas sa tahaksid seda sama asja teha nagu suuremas mastaabis. Mõtlesin, et jaa. Ja palka saaksid ka rohkem. Mõtlesin, see mulle sobib. Ehk siis väiksemast pangast liikusin suuremasse panka. Siis kõik see oli jällegi suhteliselt, ütleme, see on tegelikult stressirikas töö.
see on stressirikas töö ja kuidas seda stressi nagu maha võetakse. Noh, minu selliseks stressi või selle stressiga toimetuleku mehhanismiks oli Coca-Cola. Ja ma ei ole sugugi ainukene. Coca-Cola on selles mõttes põnev, et seal on suhkur ja kofeiin. Ja kui sa pead olema kogu aeg nagu hästi energiline ja kogu aeg sul peab pea töötama, sellepärast et sul ikkagi nagu telefonid kogu aeg helisevad ja siis Coca-Cola võtab klõpsti veresuhkru üles, kofeiin hoiab sind üleval, keevitad väga hästi. Ainukene probleem, et lähed paksuks. Sellepärast, et pooles liitris Coca-Colas peaks olema üle 8 lusikatäie suhkrut. Nii et seda tööd tehes, ega see eriti tore ei ole, et see on veidikene tervist kahjustab. Aga ega see äripäevas ka selles mõttes kergem ei olnud. Ja siis jällegi olin portsa aega maakler olnud ja siis mulle öeldi, et kuule, et helistati jälle ühestki sellisest võib-olla väiksemast institutsioonist öeldi, et kuule, et kaua sa siis maakler oled, et tee midagi tõsist ka. Et hakka inimeste raha kasvatama ja seletama neile seda, miks see raha niimoodi kasvatatud on. Ütlesin, et no hea küll, no mis te arvate, et kas ma saan sellega hakkama? Selle kohta öeldi, et me teame, et sa saad sellega hakkama. Noh, taustatöö oli ära tehtud. Läksin väiksesse investeerimise ettevõttesse tegelema varade valitsemise ja portfelli juhtimisega. Ja siis ühel hetkel helistati jälle suurest institutsioonist ja öeldi, et kuule, et kas sa tahaksid seda sama asja teha nagu suuremalt? Mõtlesin, et no, mis tingimustel? No väga headel tingimustel. Selle aja kohta. Mõtlesin, et okei. Ja siis ma olin rohelise logoga Rootsi pangas, tegin seda ja rohkem ega vähem kui 15 aastat. Ja see 15 aastat läks nagu lupsti. Selles osas ma võin teid hoiatada, et praegu teile 1 aasta tundub õudselt pikk periood. Aga kui te jõuate, mida vanemaks te saate, siis seda väiksem või lühem see 1 aasta tundub. Ja see tuleneb lihtsalt sellisest huvitavast asjaolust, et kui te mõtlete, et kui te olete 10, siis 1 aasta on 10% teie elust. See on päris palju. Aga kui te olete nagu 30, siis 1 aasta on juba nagu ja kui te olete 40, siis juba on lups ja jälle jõulud. Nii et 15 aastat läks nagu päris kiiresti, kuni jälle helistati väiksemast institutsioonist ja öeldi, et kas sa tahaksid seda asja teha võib-olla natukene teistmoodi ja natukene huvitavalt. Ja põhimõtteliselt on 2 varianti, et kui läheb väga hästi, siis läheb meil kõigil väga hästi ja kui läheb halvasti, siis võib-olla tuleb ühel hetkel hakata tööd otsima. Ja hetkel ma töötan selles väikses ettevõttes, jällegi ikkagi tegelen varade valitsemisega ja ma ei tea, kuidas sellel ettevõttel lõppkokkuvõttes minema hakkab. Praegu mulle tundub, et ei lähe nii hästi, kui arvasid ülemused, aga minu jaoks läheb ootuspäraselt. Võib-olla natukene paremini, isegi kui mu ootused olid. Nüüd, mida see lugu teile võib-olla õpetab? See lugu õpetab teile seda, et kui te siis millessegi suudate kirglikult suhtuda, siis võimalused kipuvad teid ise üles otsima. Mina viimati tööle saamise konkursil osalesin siis, kui mind äripäevast maakleriks tagasi kutsuti. See oli väga kaua aega tagasi ja konkursil osalemisega oli konkreetne selline lugu, et kui ma ütlesin, et alati ei lähe kõik ideaalselt hästi, siis ma jäin konkursilt teiseks. Aga kuna neil oli ühte inimest varsti veel vaja, siis nad sügasid kukalt, ütlesid, et meil on 2 võimalust. Kas me korraldame uue konkursi või siis me võtame Peetri. Sellepärast, et Peetri tulemus oli väga okei, aga ta lihtsalt jäi teiseks. No, ja resultaat oli see, et ma sain selle koha. Ja sellega siis põhimõtteliselt pärast seda ei ole mina enam pidanud konkureerima, saatma kuhugi mingisuguseid CV-sid või motivatsioonikirju. Mina olen pidanud vastu võtma telefoni, kus viisakad inimesed ütlevad, et Peeter läheks lõunale ja räägiks veidikene sinu tulevikust. Ehk siis ma arvan, et
see on nii-öelda suhteliselt ideaalne variant selles mõttes, et kui te olete milleski nagu osav, siis tõenäoliselt te avastate ühel hetkel, et teid on rohkem vaja mingisugustel tegelastel, kui teil neid mingisuguseid tegelasi. See on selles mõttes nii-öelda huvitav situatsioon ja kui ma sellele tagasi vaatan, siis see tundub mulle endale ka suhteliselt uskumatu. Küll aga ma olen näinud veel sarnast mustrit inimeste puhul, kes on mingisugusesse teemasse võib-olla samasuguse huviga suhtunud. Sest kirglikke inimesi kipub olema siin meie piirkonnas natukene liiga vähe ja kohe, kui sa veidikene kirglik oled, siis sind pannakse tähele. Nii, nüüd kui te mõtlete seda edasi, et mida teie nii-öelda teha tahaksite või tegema peaksite või mida õppima üldse minna või kuidas üldse läheneda, siis sellega on selline lugu, et kui te nagu maailma vaatate, siis maailmas on päris mitu sellist arengut, mis võib-olla ei ole väga toredad, aga mis päris kindlasti nagu ära ei lähe. Ehk siis need jäävad niimoodi olema ja see on midagi sellist, millega tuleb arvestada. Ja ma ei tea, kas teile on mingisugusest tunnist seda räägitud, aga see on erakordselt oluline. Põhimõtteliselt, kui te kuulete sellist väljendit nagu rahvastiku vananemine, siis kõrvad kikki. Kõrvad kikki sellepärast, et teil nüüd küll sellega nagu probleemi ei ole, et te hirmsamal kombele vananeksite, teie võtate, saate täiskasvanuks ja ühel hetkel nagu mõtlete, et läheb kogu aeg ainult paremaks. No ütleme, paremaks hakkab minema peale 35, aga enne seda on keeruline. Daamidel võib-olla natukene varem, et 25-selt hakkab mõistus pähe tulema. Poisid ärge loodkegi, et enne 30 üldse midagi koidab. Kui te olete 30-sed, käite tööl ja omate autojuhi luba, siis te olete täpselt samasugused nagu praegu. Teil on lihtsalt veits rohkem raha. Aga see selleks, et rahvastiku vananemine, iga kord, kui selle eest juttu tuleb, siis ajage kõrvad kikki. Sellepärast, et nüüd mõelge, mida see tähendab. See tähendab esiteks seda, et see keskkond, kus me siis nii-öelda kõik tegutseme, see niimoodi aeglaselt muutub. Mida rohkem on inimesi, kes on veidikene vanemad, seda rohkem nad tegelikult otsustavad, milline see kontekst, kus me eksisteerime oleme. Mitte midagi ei ole parata. Demokraatia juba kipub olema selline. Teine asi, mis on see, et mõtlete ka nii-öelda tööturule ja karjäärile ja sellele, siis mõtlete pensionäridele näiteks ja mõtlete meditsiinisüsteemile. Põhimõtteliselt mõlemaid rahastab riik. Riik rahastab seda maksutuludest. Kui rahvastik vananeb, siis tööealisi elanikke jääb kogu aeg vähemaks. See siis tähendab seda, et üha vähem inimesi peab üleval üha rohkem inimesi. Mis tähendab seda, et ühiskonnas selgelt pinged kasvavad ja kui teie jõuate siis nii-öelda tööturule, siis väga suure tõenäosusega teilt tahetakse maksudena rohkem kätte saada, kui näiteks minul kätte tahetakse saada. Ja see on selles mõttes see, mis on siis võib-olla selle kõige juures probleem. Väiksem probleem või siis võimalus selle juures on see, et kui te seda teate ja sellega oskate arvestada, siis te saate oma karjäärivalikute kontekstis veidikene järele mõelda. Te saate järele mõelda kas või selles mõttes, et kellest meil on kogu aeg hirmsamal kombel puudus. Meil on puudus arstidest. Meil on meditsiinispetsialistidest puudus. Ja kui te mõtlete nüüd sellele, et rahvastik vananeb ja vananeb edasi, siis mis te arvate, kas neid on nagu rohkem puudu või vähem puudu, kui me edasi lähme. Üldiselt kipub olema niimoodi, et kui me mõtleme kulutusi, mida meditsiinile tehakse, siis 80% kulutustest tehakse inimese siis nii-öelda elu viimase 20% jooksul. Ehk siis
rõõmsaid vanainimesi on nagu päris palju, aga päris terveid neist on ikkagi nagu erakordselt vähe, mis tähendab seda, et meditsiini ja siis ütleme arstide vajadus tegelikult ainult kasvab. Mis on võib-olla selle juures probleem? Selle juures on probleem see, et aga samas riigil, kuna maksumaksjaid töötavas elueas jääb vähemaks, siis tegelikult riigil selle eest nagu pappi köhida on suhteliselt nii-öelda keerulisem ja keerulisem. Aga see on, ütleme, selline trend, mis teps mitte ei lähe ära. Ja see ei ole selles mõttes kergelt lahendatav, sellepärast, et seda on juba tasapisi üritatud lahendada. See rahvastiku vananemine on kestnud kuskil aastast 1980 arenenud maailmas. Ja kogu aeg on, eks ole, olnud ressurssi sisuliselt juurde vaja ja see ressurss on saadud niimoodi, et riigid on kasvatanud oma laenukoormat. Kogu aeg. 80. aastast peale, see on 43 aastat ja natukene peale. Ja te saate väga hästi aru, et sellises olukorras, kui on mingisugune protsess, mis on negatiivne, mis tegelikult ka kuhugi ei pöördu, loomulikult rahvastiku vananemine ei ole nagu selles mõttes igavene protsess, aga praegu me oleme nagu suhteliselt ebameeldivas olukorras sellega. Siis on suhteliselt selge, et ega riigid selles mõttes ei erine võib-olla ka kodumajapidamistest või üksikisikust, et oletame, et te lähete tööle, teil on mingisugune sissetulek, on ju, ja siis sissetulek on see, et nii, nüüd ma võtan autoliisingu, nüüd ma võtan eluasemelaenu, nüüd ma võtan tarbimislaenu ja siis ühel hetkel te avastate, et oi, mul on raha lõpus liiga palju kuud alles. Ja isegi reanimatsiooninuudliteks ei jätku. Teate, mis on ikka reanimatsiooninuudlid, jah? Need on need, mis maksavad alla euro kandilises pakis. Paha. Tunnistan, et olen proovinud nendest teha midagi paremat, aga paar korda on välja tulda, aga üldiselt ka reanimatsiooninuudlitest on võimalik head sööki teha, kui sinna korralikult krevette ja seini nagu peale lükata ja krevetid, kui ma viimati vaatasin, siis maksid päris mahlaselt. Nii et siis ka reanimatsiooninuudli odavuse mõte kaob ära. Aga ehk siis samasugune olukord on kätte jõudnud, ehk siis laenu ei saa juurde võtta, mis tähendab seda, et see pinge tegelikult veelgi kasvab. Just nimelt selle rahvastiku vananemise kontekstis. Ja põhimõtteliselt teil on võimalus välja mõelda, et millised ametid tegelikult rahvastiku vananemise kontekstis võiksid töötada, millised ametid võiksid töötada siis, kui see riigi rahaline seis teps mitte nagu eriti paranema ei kipu, sellepärast et tööealine elanikkond väheneb, pluss siis võib-olla mõtlete ka sellele, et mismoodi nagu ühiskond sellises kontekstis, kus raha on vähevõitu nagu toimib või ei toimi, sellepärast et üldiselt ma võin teile kinnitada, kipub olema niimoodi, et kui inimesed on mingisuguse elustandardiga harjunud ja see läheb paremaks, siis inimesed on õnnelikud. Kui aga nad on elustandardiga harjunud ja see läheb isegi natukene halvemaks, siis nad saavad suhteliselt kiiresti, suhteliselt pahaseks. Ehk siis ma ei tea, kuidas teil selle õpetajate streigiga läks, et kas oli tore või mitte, aga see on võib-olla nagu selline väike näide sellest, mis sellises keskkonnas üldiselt nagu juhtuda võib. Et oli streik, läks üle, oli võib-olla enam-vähem nagu okei, midagi otseselt küll nagu paremaks ei läinud, aga sellist asja oodake nagu selgelt edasi. See on üks asi. Teine asi, mis on hästi oluline, on see, et seda ma ütlen teile inimesena, kes on rohkem kui 25 aastat tööd teinud ja keda võib-olla mõni teine inimene peab edukaks, ise ma ennast edukaks ei pea, sellepärast et ma tean päriselt edukaid inimesi ka, oleneb loomulikult võrreldes kellega. Kindlasti on selliseid inimesi, kes arvavad, et
põhimõtteliselt, et Koppel ainult sisuliselt, kui ta kõnnib, et siis ta nagu põrandat ei puutu ja on niivõrd peen mees, et sööb ainult ööbiku keele pasteeti ja joob kallist šampanjat peale ja naudib kõrget kunsti ja kuulab vinüülplaate, on ju. Et noh, ütleme nii, et kõike seda on tehtud, kuigi ma ei tea, et kas ööbiku keeltes tead pasteeti saaks. Aga tegelikult ma olen ikkagi nagu suhteliselt tavaline ja mulle tundub, et edukaid inimesi on minust palju edukamaid. Aga selle edukuse saavutamiseks tänasel päeval on, nagu ma ütlesin, et asja tuleb teha kirega ja tuleb leida selline asi, mis kui tõeliselt meeldib. Aga siin on väga selge valik. Ja see valik on selline, mis ei pruugi olla meeldiv ja sellest mulle tundub, et väga sageli ka noortele ei räägita. Põhimõtteliselt võib tekkida selline valik, et kas sa tahad elada hästi või teha seda, mis sulle meeldib. Ja see on erakordselt tõsine ja väga selgelt nii-öelda ebameeldiv valik, kui see langeb kokku omavahel. See on väga fantastiline. Minul ma võib-olla ütleks, et on see nagu võib-olla suures osas peaaegu langenud kokku. Aga siin tuleb välja lihtsalt selline huvitav vastuolu. Et oletame, et teile midagi meeldib ja te tahate midagi teha, siis ülejäänud maailma absoluutselt ei huvita see, et teile see meeldib ja teie tahate seda teha. Ja siit me jõuame sellise väga olulise mõtteni, et kui teie tahate hästi elada, siis teie mõte peab olema see, et mida on teistel inimestel vaja. Kui te saate aru sellest rahvastiku vananemise näitest ja kui mõtlesin, et arste on kogu aeg üha rohkem vaja, sellepärast, et rahvastik vananeb, eks ole, siis see on näide sellest. Neid näiteid on veel. Ehk, kui te tahate hästi elada, kui te mõtlete, mida minna õppima, ja te ei ole nagu päris lillelaps, kes mõtleb, et tahaks nagu luuletusi kirjutada ja ma ei tea, professionaalne ökoaktivist olla, meelega, kusjuures teen sellise halva nalja, siis üldiselt see, kuhu suunas teie süda teid nagu tirida võib olla suhteliselt vale suund. Sest ülejäänud maailm absoluutselt ei pruugi huvitada see, kuhu teie süda teid tirib ja kui see kokkulangevus on, siis see on rohkem nagu loteriivõit. Ehk siis te olete piisavalt vanad küll, et teile öelda, et teiste inimeste vajaduste rahuldamine on see, mida tuleb siis nii-öelda enda karjääri planeerimisel arvestada, kui siis on mingisugune nii-öelda tahtmine elada hästi, kas majanduslikult või võib-olla ka nagu mitte ainult majanduslikult, vaid võib-olla ka emotsionaalselt. Sellepärast, et mitte midagi ei ole parata, on inimesed, kellele meeldib tegeleda asjadega ja on inimesed, kellele meeldib tegeleda inimestega. Ja üldiselt kipub olema niimoodi, et inimesed, kellele meeldib tegeleda inimestega, saavad oma, on võib-olla sellises majanduslikus jaolus nõus teatud järeleandmisi tegema. Õpetajad on selles suhtes, kusjuures väga hea näide. Õpetajad ei tee seda tööd nii-öelda sellepärast, et nad mitte midagi muud ei oska, vaid nad teevad seda sellepärast üldiselt, et nad tahavad kokku puutuda inimestega, olla sotsiaalsed ja võib-olla näha ka seda, et kui nad nendele lastele siis nii-öelda või õpilastele midagi annavad, et siis nad näevad seda siis nii-öelda arengut. Aga mina ütleksin niimoodi, et kui teil on mingisugune koht, kuhu süda teid hirmsamal kombel kutsub, siis te peaksite tegema sellele testi ja esitama küsimuse, et kas seda, kuhu minu süda mind hirmsamal kombel kutsub, kas seda on teistel inimestel vaja. Kas neid inimesi on palju, kellel on seda vaja? Kas on tulevikus neid inimesi, kellel on seda vaja? Kas neil on jätkuvalt seda vaja? Millist funktsiooni ma selle juures täidan?
See on see, mis tegelikult on see karjääri alguspunkt. See on see alguspunkt, kus otsustatakse, et mida ma võiksin õppima minna. Ja mina oleks erakordselt õnnelik, kui teie vanuses keegi oleks mulle nii-öelda seda rääkinud, et tegelikult ei ole oluline see, mida mina tahan, vaid oluline on see, mida teistel inimestel on vaja ja kui ma saan seda teiste inimeste vajadust mingisugusel viisil rahuldada, siis lõppkokkuvõttes olen ma omadega mäel sellepärast, et see on tõenäoliselt majanduslikult kasulik, aga tegelikult ka tagasiside sellest, et kui sa siis mingite inimeste vajadusi rahuldad, siis see tagasiside on ka erakordselt meeldiv asi emotsionaalselt. Siin ei ole nagu selles suhtes kahtlustki. Rahulolev klient minu maailmas ühel hetkel võib osutuda heaks sõbraks. Sellepärast, et raha on emotsionaalne asi ja sellega tegelemine on ka kohati suhteliselt emotsionaalne ja üldiselt, kui sellega tegeleda siis enam-vähem hästi, siis ei pruugi see sõprus eriti kaugel olla ja sealt on võimalik saada ka selline emotsionaalne rahuldus. Aga siin ma päris kindlasti rõhutan veel korra seda, et see, mida teie tahate, võib olla tore. Aga te olete siis nii-öelda üks ühik inimesi. Üks inimene. Ja teil võib olla suur visioon ja sisemaailm ja süda võib kutsuda ja kõik. Aga maailm toimib nii, et edukad on need ja hästi läheb nendel, kes rahuldavad mingisuguseid väga konkreetseid vajadusi. Vanasti äriraamatutes kirjutas, et kui te suudate nagu ükskõik mida müüa kõikidele hiinlastele, siis te saate umbrikkaks. Sellepärast palju neid hiinlasi praegu on mingi 1,4 miljardit või oli juba hindusid 1,4 miljardit. Mõelge, kui te suudate nagu kõigile hiinlastele müüa mingisuguse asja maha, mis maksab 50 senti ja sellest 50 sendist näiteks 15 on teie kasum. 1,4 miljardit korda 0,15. Pole ju väga halb tegelikult. Et kui te suudate ja mis seal, see on lihtsalt ekstreemne näide sellest, et mida neil vaja on. See on üks asi nii-öelda karjääri kontekstis. Teine asi on see, et ärge kunagi välistage sellist asja nagu ettevõtlus. Mind kasvatati niimoodi õpetajatest isa ja ema poolt, et sa oled koolist tubli, siis sa oled ülikoolist tubli ja sa saad hea töökoha. Iseenesest, kas läks nii? Peaaegu. Ilmselt paljude meelest nagu läkski, muidugi võib-olla isal ja emal oli minu suhtes mingisuguseid muid ootusi, aga siin ma nüüd olen oma tumesinise ülikonna ja finantsmaailmast vaimustumisega. Aga see selleks. Ettevõtlus, jällegi, kõige olulisem küsimus. Mitte see, mida teie tahate teha. See võib olla väga hea, mida te tahate, aga test on see, kas seda on teistel inimestele vaja, kas teised inimesed tahavad seda, kas nad on nõus selle eest maksma. See on teie ettevõtluse test. Kas neid inimesi on palju, kes on nõus selle eest maksma? Kas need on võimalikult palju ja palju nad on selle eest nõus maksma? See on siis nii-öelda jällegi võimalus testida seda, et kas teie idee ettevõtluseks on hea. Ja samamoodi võib-olla, et kas teie idee selleks siis nii-öelda karjääriks ja erialaks, mida te õpite, et kas see on hea. Siis veel, mis on üks probleem võib-olla karjääri valikul. Karjääri valikul on see väikene probleem, mis minu ajal oli ilmselgelt nagu liiga palju inimesi õppis majandust. Aga kuna oli suhteliselt suur puudus, siis enam-vähem nagu suur osa neist, keda mina tean, nagu saavad oma eluga nagu enam-vähem hakkama. Aga ütleme selline nii-öelda moevärk. Siin ma kasutan ingliskeelset väljendit nagu crowded, et kui kuskil nagu üritatakse põhimõtteliselt uksest sisse murda ja hirmsamal kombel trügida, siis tavaliselt kipub olema niimoodi, et väljasaamine toimub aknast ja aken on teisel korrusel.
üldiselt meil on kliimaga natukene untsus. Ja kui me tahame tsivilisatsiooni edasi pidada, siis me peame sellele lahenduse leidma. Nüüd põhimõtteliselt see lahendus, mida praegu pakutakse, on see, et me kõik hakkame kõvasti viletsamini elama. Üldiselt inimesi, kes oleks nõus kõvasti viletsamini elama hakkama, on suhteliselt vähe. Sest nagu ma seletasin, kui elustandard on saavutatud, siis sellest allapoole nagu enam minna ei taheta. Ja kui keegi julgeb mulle väita, et jah, ta on nõus võtma elama 15 ruutmeetri peal, lutsutama ainult tofut ja mitte minema kodust kaugemale kui 15 minutit ja enamus ajast vaatama Netflixi ja ootama oma ühte oma 2 rongisõidust, mis talle sellel aastal lubatud on, siis ma üldiselt arvan, et mitte keegi päriselt niimoodi elada ei taha ja kui selliseid inimesi on, siis neid on nagu selge vähemus. Ehk siis 2 võimalust, kui te mõtlete kontseptsioonile kliimamuutus, siis üks valik on see, mida praegu räägitakse, et kõik hakkavad hirmus säästlikuks, viisakaks ja korralikuks. Inimkond ei ole mitte kunagi suutnud hakata säästlikuks, viisakaks ja korralikuks. Ja teine võimalus on see, et kuskilt teiesuguste hulgast tulevad tehnoloogilised lahendused, mis võimaldavad selle kahtlemata ebameeldiva protsessiga kohaneda. Vot nii, rohkem ma ei kiusa. Loodan, et oli kasulik, loodan, et oli mõtlema panev ja kõige tähtsam asi, mis meelde jätta, on see, et mitte see, mida teie tahate, vaid see, mida teistel inimestel päriselt vaja on. Okei? Aitäh!